Tere, eetris on poliitiline podcast, milles mina ja Jevgeni Kristofovitš arutame kõige huvitavamaid ja põnevaid asju, sündmusi, mis toimusid Eesti poliitikas sel nädalal. Tere, Jevgeni! Tere, Maria! Rõõm sind näha. Ja täna mina tahaksin rääkida ühest visiidist ja sellest, mida sellele järgnenud. Nimelt, eelmisel või sellel nädalal Mihhail Kõlvart, tuletan meelde, et ta on Tallinna linnavolikogu esimees, külastas Kiievi, nimelt 4. rahvusvaheline linnade ja piirkondade tippkohtumine, kus osales ka Volodõmõr Zelenski, Ukraina president, ja Zelenski andis üle Kõlvartile aunimetuse linn päästja. Andis Tallinnale, mitte Kõlvartile. Füüsiliselt andis talle kätte aunimetuse linn päästja. Kõlvart võttis vastu ja meie kõigi nimel. Kõlvart võttis vastu. Selle eest, et Tallinn sõja esimesest päevast aitas Ukraina põgenikke peale seda, kui Venemaa on alustanud täiemahulise sõja. Ja tegelikult see on igati positiivne sündmus ja oli siis arvata, et mida võiks juhtuda. Aga tegelikult juhtus ja väga ebameeldivaid asju. Esiteks, kui ma nägin sellist uudist meedias, et minu esimene mõte oli isegi, kui tubli ta on, et läks, võttis vastu ja siis mina hakkasin ootama, kuna vastav uudis ilmub tema sotsmeedias Facebooki, sellepärast reeglina tema teatab kõigest, mida ta teeb. Ja samas mina huviga jälgisin, mida teevad tema peamised propagandistid. Kõik me teame, et see Ptšolkin, Tšeplõikin, Seleverstov, kes muidu igast sammust teatavad. Ja siis väga kahtlane vaikus oli. Ja see vaikus kestis umbes üks päev ja siis mina mõtlesin, kaua võib oodata, kirjutasin postitus, et mis juhtub, miks ma ei näe siis Kõlvarti sotsmeedias sellest uudist, et kuhu see on kadunud. Ja siis paari tunni pärast selline uudis oli avaldatud, aga kõige huvitavam oli see, et kui eestikeelsel kontol oli pannud, et Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu. Et Venemaa on agressorriik. Ja kuidagi oli sõnastatud, et Venemaa oli mainitud agressorriikina. Aga siis venekeelsel leheküljel ei olnud üldse Venemaa mainitud. Ma ei tea, kas juhus või ma ei tea. Ei, ma tean, mis see põhjus võiks olla. Seda Mart Laar omal ajal ütles, et ruum sai otsa. Ja ruum sai otsa. Internetis on ruum nii piiratud. Ja tead, et mida pani mind imestama, et tegelikult selles kommentaariumi ruumis, mis oli see venekeelse postituse all, avanes portaal põrgu, sisuliselt lihtsalt põrgu, et need samad inimesed, kes jumaldasid eile Kõlvartit ja karjusid, et sa oled meie päästja, et Eesti venelaste päästja, riigi päästja, Tallinna päästja, mida iganes päästja, äkiliselt ta on muutunud reeturiks. Linn päästja, ma ütleksin isegi. Muutunud reeturiks, inimesed hakkasid ähvardama, et me ei anna oma hääli sinu eest enam, sa oled meid reetnud, et valedega inimestega, vale inimesega olid pildil, ühesõnaga ei andesta. Selline madu on, eks ole. Ei andesta mitte kuidagi. Ja mina arvan, et tegelikult keskerakondlaste jaoks see oli suur üllatus, et see rahvas, see publik, kes on neid ainult eile jumaldanud, nüüd sõimab täiega. Mis sa arvad, et kuidas nad kavatsevad sellest välja pääseda? Ja veel arutame, mida ta rääkis esimeses stuudios, kui tema käest oli küsitud, et kui teist on homme peaminister, kas te jätkate Ukrainat
toetada. Ta hakkas rääkima selles stiilis, et te teate, et mitte mingil juhul Eesti inimesed ei pea tundma, et nende huvid on kuidagi siis ei ole piisavalt kaitsud. No lihtsalt ta hakkas ajama nii udujuttu, et ma ei saanud, millest üldse ta räägib. Kas me räägime ikkagi Ukraina toetamisest või sellest, et on vaja siis hoolitseda Eesti inimeste eest, et kuidas üks välistab teist? No ju ta siis tajub, et suurem osa tema valijaid või need sotsmeedias toetajaid ei toeta Ukraina võitu. Et nemad tahaksid ilmselt, et see selline konflikt lõppes kuidagi teistmoodi kui Ukraina võiduga ja siis nad rohkem hoiavad pöialt Venemaale. Ma arvan, et mul on selline... See oli nii ilmselge. Jah, et mul on selline... mulje jäänud kogu sellest asjast. Mina ei jälginud neid postitusi tema kontol, pärast ma tagantjärgi muidugi vaatasin, aga minu jaoks oli see esimene allikas selle kohta on siis uudis, vist Postimehes see oli, et selle kohta, et tema postitused eesti ja vene keeles erinesid. Vana hea Savisaarliku Keskerakonna stiil, seal kogu aeg oli eesti keeles üks sõnum, vene keeles täiesti vastupidine. Siin ta ei olnud täiesti vastupidine, aga siin need detailid, olulised detailid ikkagi muutsid kogu seda postituse tonaalsust ja üritasid kuidagi ma ei tea, kas pehmendada on õige sõna antud juhul, aga siis näidata, et Kõlvart väga ei toetanud Ukrainat, aga lihtsalt käis ja võttis vastu mingisuguse jälle patšotne graamat, eks ole, padjaka ukraina keeles või kuidas see oli. Aga siis eestlastele oli näidatud hoopis teine pilt, et vaadake, et mina olen täiesti parketikõlbulik poliitik ja see minu jaoks, et kui ma nägin need pilte meedias, siis ma mõtlesin, et see oligi mõeldud nii-öelda sellise alipina. Sellepärast, et miks ei läinud, et teised, ega mitte ainult Tallinn ei saanud selle tänukirja, et said nii seekord kui ka enne ka Gdansk, Vilnius, seal Varssavi, väga paljud teised linnad, kus on palju Ukraina põgenikke, kes on neid aidanud ja siis võib-olla olid ka erandid, aga tavaliselt käisid ikkagi linnapead seda vastu võtmas. Või isegi president. Või riigipead, jah. Siis seekord meil on linnapea täiesti olemas, mis ta nimi nüüd oligi, aga linnapea on meil olemas. Et siis on alati võimalik teha ka nii, et Tallinna nimel läheb ja siis võtab vastu Tallinna linnapea, mitte linnavolikogu esimees. Et miks linnavolikogu esimees, miks tal oli see oluline? Ilmselt oli, aga ilmselt see jällegi selleks, et Eesti auditoorium saaks selle alibipildi kätte. Mul oli selline mulje kogu sellest asjast. Ma tahan väga olla optimist, et ma tõesti tahan uskuda, et siis täiemahulise sõja algus on siis avanenud silmiga paljudel inimestel, kes varem olid Venemaa suhtes positiivsemalt meelestatud. Vaadates need Kõlvarti vanu pilte Seligeri laagrist, ma arvan, et oli vägagi positiivselt, ülipositiivselt meelestatud Putini režiimi suhtes. Aga samas, et ma ei välista, et ka sellistel inimestel võisid natuke need hinnangud muutuda pärast Butšat, pärast Mariupolit. Ja, tegelikult mina ka tahan loota ja isegi ma usun, et tema hinnangud on muutunud ja tema jagab ikkagi õigeid väärtusi. Aga kuna ta teadvustab, et ta peab hoidma 2 täiesti erinevad auditooriumid korraga, sellepärast, et ühelt poolt ta täiesti teadvustab, et kuivõrd oluline Eesti auditoorium, sellepärast ta pürgib ikkagi peaministriks, seda me kõik näeme, vähemalt võib olla selline unistus tal olemas. Või vähemalt koalitsiooni. Ja, aga samas tema teadvustab, et ilma venekeelse elaniku toetuseta ta ei saa mitte midagi saavutada ja tema peab kogu aeg balansseerida
ja see on ülikeeruline, sellepärast kui näiteks see Koosi pealik, mis ta nimi, Oleg Ivanov põgenes Venemaale ja üldse selline ühendus või partei, mis ta on koos, on kuidagi praegu sellises väga häbuses seisundis, ei näe ega kuule, mida nad teevad. Mina ütlesin, et kogu nende auditoorium praegu siis läheb üle siis Keskerakonda. Ja need samad seltsimehed nagu Tšeplõikin, Ptšolkin, kes selle Vürstov, nemad hakkavad siis teenindama nende huvisid ja siis hoidma fookuses sellist narratiivi, et venelased on siin tõrjutud, et kuidagi siis diskrimineeritud ja nii edasi. Et Kõlvart selle teemaga justkui tegeleda, üldse ei pööra sellele tähelepanu. Erakonna esimehena tal on raske. Ja, et ühesõnaga, et kaks erinevad sõnumid siiamaani eksisteerivad. Ja ma arvan, et selles ongi Keskerakonna peamine keerulisus. Sellepärast ühelt poolt nad tahavad hoida Eesti auditooriumi ja teiselt poolt nad tahavad hoida putiniste, nimetame neid nii. Ja ma arvan, et nende jaoks oli suureks üllatuseks, et need putinistid lihtsalt 1 minutiga saavad neid hakata ründama ja vihkama. Ja tead, et mul on lausa siin vendumus, et tegelikult viimastel aastatel Keskerakond on määranud teatud inimesed, et need samad Tšeplõikinid, Ptšolkinid, kes sisuliselt õhutasid viha ja vaenu ja õpetasid oma publikut, kuidas rünnata, vihata, solvata oponente. Et see on täitsa okei. Ja need tipp-keskerakondlased, kui nendele siis osutasid sellele tähelepanu, nad ütlesid, teate, tegemist on siis arvamuse pluralismiga, et tegemist on alternatiivsete väljavaadetega, see on kõik okei. Ja kui selline pluralism ja alternatiivsed arvamused hakkasid ründama neid isiklikult, sest nemad ei olnud selleks valmis. Narratism, glasnost ja perestroika ei ole Keskerakondas kuidagi nagu hästi mõjunud. Jah, et võib-olla ma olen nagu liiga irooniline antud juhul, aga samas, et kui väga tõsiselt rääkida, et see on tegelikult tõsine probleem, et väga paljud Eestis elavad inimesed ja võib-olla ka Eesti kodanikud, paljud neist siis toetavad agressorriiki, mis sisuliselt ründab ka Eesti territooriumi, vaatame need droone, eks ole, mis pidevalt lendavad siin, olles nagu ümber suunatud Vene relvajõudude poolt siia, rääkimata kõikidest nendest sõjakuritegudest, mida nad panid toime ja panevad jätkuvalt toime Ukrainas ja mitte ainult. Ja siis see värske uudis Rumeenias näiteks, see ka nagu sinna juurde. 4 inimest sai vigastatud. Just, ja kogu selles olukorras, et kuidagi siis isegi mitte mainida inimestele, et vaadake, et need on sõjakurjategijad ja siis me mitte mingil juhul ei saa neid toetada, me peame iga hinna eest võitlema nende vastu, et siis, et nemad ei saaks. Ma ei kuulnud temalt. Just, ja mind, ma tõesti, et kui Keskerakond on opositsioonis, et kui nad ei ole täitevvõimu osa ja siis kui neil Riigikogus ei ole väga suur mandaat, et pärast viimaseid valimisi Keskerakonnas on nii palju inimesi lahkunud, sina kaasa arvatud, eks ole. Ja selle aluseks oligi see väärtuskonflikt. Nendel põhjustel, sellepärast, et selline väärtuskonflikt on muutunud niivõrd sügavaks, et lihtsalt, et polnud valikuid. Kas sa lepid sellega või siis lähed kuskile edasi. Ja näete, valimised olid 23. aastal ja siis pärast seda, eks ole, et kõik me saime teada, eks ole, et mis toimus Butšas ja nii edasi, et siis rohkem ei olnud võimalik seda musta valgeks rääkida või vastupidi. Et aga inimeste jaoks, kellel on väärtused ja kellel on, vabandus, et ma selliseid pateetilisi sõnu liiga palju kasutan, aga ka südametunnistus. Et ja siis ma arvan, et nii Kõlvartil kui ka
teistel Keskerakonna juhtpoliitikutel ja mitte juhtidel on samasugune praegu silme ees nii-öelda valikukoht, et kelle poolt nad on. No tegelikult see valikukoht, mida ei olnud realiseeritud, et nad lasid Aleksandr Tšaplõginil jätkata oma tegevust. Et tegelikult ma lihtsalt mäletan neid aega, kui näiteks seesama Ratas oli siis erakonna eesotsas, et selline inimene nagu Tšaplõgin oleks juba ammu välja arvatud erakonnast ja see oli ainuke õige samm. Aga kui nad seda legitimiseerivad ja ütlevad, et tegemist on siis arvamuse pluralismiga, no millest me räägime, et järelikult nad toetavad tema väljaütlemisi. No jah, sest ühelt poolt, eks ole, sellised kommunikatsioonikriisid näitavad väga selgelt, et millised on nende tegelikud väärtused. Et see, et poliittehnoloogiliselt ilmselt arvati, et siis ühele auditooriumile ma natuke selle nurga alt näitame, teisele auditooriumile natuke selle nurga alt ja küll me siin kuidagi ujume välja. Ja siis aga siis vene auditoorium loeb eesti keeles, Eesti auditoorium loeb vene keeles, et tegelikult, Aga õnneks on ka inimesed, kes loevad mõlemas keeles ja hea meelega edastavad info teise auditooriumini. Jah, ja siis ja oskavad ka need, kes tegelikult ma keelt ei oska, et tänapäeval kõik need tehnilised vahendid väga kiiresti aitavad aru saada, et mille pooles need tekstid erinevad. Ja võrrelda neid tekste, et see on alati olnud Keskerakonna puhul nii-öelda oluline, et aga tänapäeval eriti. Ja ma vaatasin see sinu mainitud härra Tšaplõgin, et veel üks huvitav näide oli, et kõigepealt siis jagas partei esimehe sõnumit ja miskipärast kustutas. Miks? A što случилось, eks ole, et mis juhtus ikkagi, et miks see enam ta ei tahtnud sellest oma auditooriumi informeerida. Nagu peata kanna siis põgeneb õus ja ei tea siis, mis ukse siis siseneda. Aga see on uskumatult ebaprofessionaalne ka muidugi nagu kogenud propagandisti jaoks, sellepärast, et Streisandi efektist me teame kõik. Et kui üritada midagi varjata niimoodi, et siis veel rohkem tähelepanu sellele langeb, et see on täiesti, see toob kaasa vastupidise efekti. Et ma ei tea, miks ta ja tead, mina töötasin pressiesindajana seesama kurikuulsa Savisaare juures ja mina käisin temaga välislähetustes ja lihtsalt mina tean, et kui üritus on toimunud, siis vastav pressiteade ja postitus kas Facebookis või kuskil nad ilmuvad võib-olla paari tunniga. Et ainult üks asi, mida sa saad oodata, see on korralik pilt. Et miks Kõlvart venitas terve päev, võib-olla isegi rohkem, see just oli tõlgendatud nagu katse varjada sellest sündmust, selles sotsmeedia, sellepärast ma ei usu, et ta ise midagi kirjutab, postitab kindlasti mitte, tal on terve armee nendest pressi esindajatest, et sõnaga, et kahjuks sellest toredast üritusest, mille üle me kõik pidime olema uhked, sellepärast väga paljud panustasid vabatahtlikult annetasid, et tegelikult tekkis üks suur skandaal. Aga vaatame, kuidas see mõjutab Keskerakonna ja Isamaa reitinguid, et võib-olla järgmisel nädalal saame natuke siis... See on ka meie mõtlemiskoht, eks ole, et siis võimaliku järgmise koalitsiooni suhtes, et tegelikult tuleb vaadata need väärtushinnangud ka siin. Ma arvan, et Isamaal peab olema praegu ülipiinlik, sellepärast ma jälgisin Riina Solmani postitusi ja ta täiesti avalikult, tõepoolest suure uhkusega on postitanud pilte oma muljeid sellest reisist ja oli näha, et ta oli ka Kiievis, eks ole? Ta oli
Kõlvartiga ka Kiievis ja oli näha, et tema jaoks see tõepoolest väga oluline sündmus ja ta tahab jagada, et ta ei üritanud seda kuidagi peita. Ja seesama ma ei saa öelda siis Kõlvarti kohta, aga räägime ka headest uudistest, et kas sa tead, et Reformierakond ja Eesti 200 on jõudnud kokkuleppele, et lisaeelarve raames tõstame üksikvanema toetus 100 euroni. Jah, ma lugesin sellest, aitäh, et sa jagasid minuga selle lingi, ma mõtlesin, et kui tore, et okei, see võib olla see summa, mille võrra, eks ole, see toetus suurenes, ei ole tänapäeval kuigi ülisuur, aga samas ma arvan, et see on sümboolselt ka oluline, sellepärast, et üksikvanemad on sisuliselt riigi poolt sama palju toetatud saavad, siis kui lapsevanemad, kellel on 3 või rohkem lapsi. Et see on õige lähenemine ja see mõjutab ka kõiki teisi otsuseid, kuidas riik peaks siis analoogia korras käsitlema üksikvanemaid. Sellepärast, et nende arv on piinlikult suur, pean ütlema. Ja siis need inimesed ja lapsed, kes sellises perekondades kasvavad, et nemad vajavad erikaitset. Ma olen täiesti veendunud ka, et nagu paljulapselised pered vajavad täiendavat kaitset. No ma arvan, et kõik pered lastega, kas 1 lapsega või siis 3 lapsega, nad kõik vajavad kaitset ja just adresseeritud toetusi. Ja sellepärast, et oht sattuda sinna vaesusriski on nendel peredel ikkagi keskmiselt suurem, olgem ausad. Ja see, mis võib-olla sinna juurde ka nagu üks positiivne uudis, et ma tean, et Justiits- ja Digiministeerium ja Sotsiaalministeerium nüüd panid pead kokku selleks, et meie seadusi muuta, et vältida selliseid situatsioone, millest ka sel nädalal meedia kirjutas, vist oli Eesti Ekspress, kes sellest esimesena kirjutas, et kui üks naisterahvas pöördus Sotsiaalkindlustusameti poole selleks, et saada seda elatishüvitist, et kuna tema endine abikaasa ja laste, tal on 2 või 3 last vist oli, siis laste isa siis ei maksnud elatist, oli elatisvõlglane, siis ta sai selle hüvitise kätte, aga pärast, kui siis kohtus oli kinnitatud kompromiss tema ja teise vanema vahel ja siis, et ta loobus nõuetest tema siis teise lapse vanema vastu, siis riik hakkas Sotsiaalkindlustusameti poolt hakkas välja nõudma kogu summa, siis mida nad hüvitasid juba selle ema käest. See on küll väga ebaõiglane ja ma loodan, et ikkagi leitakse lahendus sellistele juhtumitele. Jah, sest mina saan aru, juristina ma muidugi saan aru, et kus on see probleemi juur, et tegelikult see kompromiss kui selline, et siis ta oli tehtud valesti võib-olla ja siis, et kompromiss ei saa olla tehtud valesti, et see, kui see on poolte soov, aga samas, et nemad ei arvestanud kõikide tagajärgedega, et ilmselgelt siin. Ja see, et maakohus, kes seda tsiviilvaidlust menetles, et siis tõlgendas neid asjaolusid ühtemoodi ja pärast halduskohus, kes vaatas neid avalik-õiguslikke suhteid, siis Sotsiaalkindlustusameti ja selle õnnetu ema või siis, kes on laste esindaja. Kas oli lahendus leitud lõppkokkuvõttes või siiamaani ei ole? Kahjuks veel ei ole, sellepärast, et on esimese astme kohtu otsus, mis on veel jõustumata, nagu ma sain aru, et siis ikkagi ema peab tagasi maksma, et seal on umbes 2000 eurot, midagi sellist, et on päris suur summa, eks ole, tegelikult selle pere jaoks. Ja siis praegu ministeeriumid mõtlevad, et kuidas muuta seadus selleks, et selliseid juhtumeid pärast vältida. Ja siis, et võib-olla see aitab kaasa ka selles menetluses, aga muidugi see on ka ma arvan, järgmiste. Et neid muudatusi arutamegi siis õiguskomisjonis, siis mina hoian silm peal.
jah, et arvestades, et noh, praegu meil valimisteni on jäänud väga vähe aega ja selleks, et muuta mingisuguseid seadusi, tuleb väga intensiivselt tööd teha. Aga jah, et see on küll nagu selline teema, kus noh, millega tasub tegeleda ja mul on tõesti hea meel, et sotsiaalminister Karmen Joller ja siis tema kolleeg justiitsminister siis tegelevad selle teemaga nüüd praegu nii-öelda erakordse kiirusega ja ma loodan, et Riigikogu võtab. Ma tänan, et sa juhtisid sellele probleemile tähelepanu, siis mina olen teadlik sellest ka. Aga ma tänan sind ja selline oli selline poliitiline nädal ja siis kohtume järgmisel nädalal. Aitäh! Aitäh!